Jätsin auto seisma keset teed, sest et tee peal paistis kilpkonn. Aga see kilp on hoopiski teine konn. No mine, vii oma kandam edasi ja mine. Kui nunnu. Hakkame tööle. Me läheme nüüd puid tegema, sest vann sai punni ette. Metsa hooldama. Me läheme metsa hooldama. Mina ka. No vaatame. Igal ühel on oma töö. Kuuled, 2 saagi käib metsa ääres. Ja minu ülesanne on neid tõrgutada ja sauna hakata panema ja süüa teha ja hurraa, Vaher lõpetab. Rohkem ei ole tulnud. 1 pudelitäie. Nüüd lähen vaatan, mis kask on andnud ööga. Oi, kui hea hääl. Kevad. Ja kasemahla ämber ajas üle, nii et nüüd on kasekord joosta. Näed, sa paneme ilusti selle siia auku. Paneme kaane kinni. Väga hea. Ja paneme selle nuia talle jälle peale, toetame. Kaunis. Viime selle siis ära ja villime ta läbi. Ups. Teised teevad puid, aga ma hakkan nüüd voolikud jaud pumpa panema. Ostsin nüüd täitsa vene oma. Täitsa подтвержденное kачество. Loodame, et see töötab rohkem kui aasta. Enam ei usu sellesse, et midagi 10 aastat töötab, nii et näed sa, mis see pumbaga juhtunud on. Ta on söönud ära kõik selle osa, mis olid siin üleval augud. Ehk siis see vibratsioon nähtavasti on teinud taga 1-0. Näed, seda nägi välja kunagi samasugune. Nad kõik näevad ühtemoodi välja. Näitasin poes. Vaadake, mis juhtus. Aga garantii olevat olnud pool aastat. Ja noh, seega keegi ei ole sellist asja ennem näinud. Kas see on nüüd sõltuv meie raskete energiate lagunemisest, loobumisest? Mine tea. Aeg näitab meile, mis sellest pumbast saab. Sest see oli praegu tõesti. Ma võin sellega täpselt faktiliselt välja otsida, aga mu mälu ütleb, et alla aasta. Võib-olla paar kuud üle aasta. Ei tea. Okei. Nii, Pille võttis auto ja mõtles, et sõidab metsale lähemale. Okei. Vajadusel on meil käru, paneme käru taha. Ja mõne aja möödudes saab isegi vann vett täis, sauna juba sai täis. Ja nii vaikselt töötab muus pumbakene. Lausa muusika meie kõrvadele. Meil on lootustena jälle vanni saada. Jessica. Mina sain toas ja saunas asjad nii kaugel, et ma tulen vaatan, mis nad teevad siin. Auto on metsas. Ma peangi siit minema siis. Sul lähevad pikad 50-sed puud alla või väiksemad? Sauna väikesed. Väiksed, jah. Ahju lähevad suuremad.
näed, jälle Charlotte tuleb, räägin taga siin, et palun mine nüüd sinna, kus sa kood oma võrku, ära tule jälle siia meie poole. No ikka tuleb, noh. Kaheksas aprill, -3 kraadi. Karge, selge. Linnud rõõmustavad. Meie ka. Imeline uus algus. Kuidas see algus ikka tuleb? Läbi maanduse. Öösel olid jälle põnevad, toredad unenäod. Seiklused. Kuked kirevad kusagile kaugemal. Tamm räägib meile endiselt. Lõbiseb ja lõbiseb. Jäine tuul. Jalutame tagasi või? Päikese poole. Sülekiisu. Kiiker tuli mind sõtkuma sülle, joo. Ja kadekoksi tuli ka siia, kopsi tuli, kui ma hakkasin musitama. Seda pisikest munnaksin. Tuleb mulle, kui ma jään liiga palju kas telefoni või arvutiga, ta tuleb kohe vahele. Hops. Vau! Sihuke pulga, ma ei saa välja minna. See, mida ma nägin, mis metsa pool on. Ma just käisin, tõin kasevalla ära ja vaatan aknast välja. See on rahetorm. See ei ole vihm ega lumi.
ja see on nii tugev. Ma proovisin välja minna korra. Sekunditega muutub ümberringi ilm. No nii me siis nüüd lähemegi. Istusin autosse, sõitsin. No tee otsani ei jõudnud ja tundsin, et kuidagi väga kaldu läks see tee. 10 minutit hiljem. Katse number 2. Pumpasin rehvi täis. Lähme vaatame. Pump on nüüd auto peal. Nii. Kui ta nüüd tunne on. Mysterious girl. No ma ei tea, praegu tundub, et selle kõvera tee peal sõidame päris hästi. Kas võtta seda nüüd kui märki, et me ei pea minema või võtta seda kui märki, et pump peab auto peal olema ja rehvivahetusaeg tuleb panna. Ma võtan seda praegu kui sellist märki ja sõidan sealt läbi ja küsin, et homme äkki minna vahetama. Minutele said sinna kastid kapi otsa ja mööda on läinud kuu aega ja nüüd nad on selle nädala jooksul avastanud, kui üks on ühes kastis ja teine teises ja nüüd nad on mul peidus kogu aeg. Ma käin ja vaatan, kus nad on toas või õues, aga nad magavad nüüd seal kapi otsas kastide sees. Kunised näod haigutavad vahepeal. Paistab silma sul. No. Päikesetõus koos lennukiga. Mille ajab kasse jälle taga? Mitte omasid. Linnud nii ilusti siristavad. Mis meil täna hommikuses salatis on? No mitte hommikuses, vaid täna päevane, võib-olla ka homme hommikune veel, eks ju, sellest kausiteest jätkub nii umbes 1,5 päeva. Värske kapsas, hapukapsas, redis, apelsin, kivi, petersell, soolpipar, natuke oliivõli ja kõik.
näed sa, päike tuli välja ka ennast näitama loojangul. Ja see on väga huvitav ikkagi, kuidas, kas on täiesti tuulevaikus või on väga kõvad tormituuled. Nii palju siis on sadanud ja nii palju on külm. Linnud rõõmustavad, päike tuli. Tuleme siia teemant väljale vaatama, mis toimub. Päike on nagu 2-3 korda heledam kui eelnevad hommikud. Maa on täiesti kõva teemant, lumi on. Ja päikese poole vaadata ei õnnestu nagu üldse. Ja ta aktiivsus on metsikult tõusnud ja meie poole tuleb tohutult palju informatsiooni. Öösel luunaga säras akse aknast sisse. Sama hele oli. See lumi ka ei sula. Vaata. Kas olen mina nii temperatuuritu? Või on see lumestruktuur nii teistsugune? Magasin eile õhtul vara 6 ajal läksin magama. Nüüd 6 ajal tõusin ehk 12 tundi circa. Valmistasin ette portaali sulle tänaseks ja nüüd varsti hakkamegi salvestama. Vaatame, mida meile tahetakse öelda. Jagame selle kõik, mis kirja on pandud. Appi kui ilusti need sätendavad kõik siin ees. Ma ei tea, kas see jääb filmi peale. Aga proovime. Rasiel räägib nii tugevalt, sest seda sädelust on nii palju. Ja taevas on täiesti pilvitu. Hämmastavad vaheldused. Kas on ainult pilved ja siis on selgus. Tulevad ja tulevad. Täna nii palju tuleb. Tulevad idast, lähevad läände. Lähevad päikesele vastu. Päikese loojaga poole. Mis teie arvate? Kiisud arvavad mu papi ja põhupeenrast väga palju. Nad nuusutasid kõik kastid üle. Nii. Ma ise olen ka väga rahul. Vaatame edasi. See põhk tuli kõik siit samast ainult selle väikese tüki pealt siit.
autotagune. Ja mul on teisel pool peenrapuhastushein. Ja siis on terve heinamaa, nii et küllus. Ja tead mis? Kui muld on nii raske, et seda ei jaksa vedada, siis sellest käib jõud üle. See on ju kerge. Suli konkreetselt arvab, et ma ehitan talle mängumaja ja siis viskasin pallid ka veel, millega saab mängida püherdades. Suli, niimoodi sa lõhud ära ju peenra. Aga ma panin need 4 kilo siia ära. Tahapoole panin hilisemad, ettepoole panin varasemad. Ja nüüd ma lähen toon juurde seda põhku siia peale. Okei. Tegin siit kordadega põrandad puhtaks ja kõik need uksed ja mis me siin saime, kõik sai puhtaks. Siin ka panin papid maha ja nüüd mul on need puud siin siis kütta ära. Ja selle kiviplaadi panin siia vahele, et siin ei oleks mudane. Nii, uks kinni ja tegin papipõhupeenra. Siin on nüüd kartulid sees. Siin on, näed sa, need mättad siis kõik praegu üsna mudased, aga mis siis? Igal juhul ei ole nõgese metsa, on mättad ja tulevad kartulid. Ja siis võtan järgmise projekti ette. Nii, mis ma veel sulle näitan? Näed sa, esimesed lillekesed. Päike loojub, ma lähen panen kasvumaja kinni. No näed sa, lillepeenrakene. Üks kott jäi mul puudu, aga mis siis, sellepärast, et kui ma hakkan külvama siia neid õitsvaid lilli, suvelilli, siis ma niikuinii tõmban teda koomale. Nii et vaatame. Ja sibulad panin, need roosad sibulad panin täna ära. Keegi on juba mul siin käinud. Kohe toon need pöörispea seemned. Näe, petersell ei läinud välja. Siin ei toimu midagi, ma ei näe. Kuskil on hakanud mingid sibulad kasvama ja siin tuleb mingisugune tilliollus vist tuleb. Aga küsimus tekkis mul selle koha pealt, kas küüslauk on 2 aastane äkki või? Sellepärast, et näed sa, küüslauk tuleb. Vaata, ma panin nad siia eelmine kevad. Ja siis ei tulnud ju midagi. Ma panin eelmine kevad mingisugune 70 küüslauku. Ja nüüd tulevad siit. Nad on muidugi hästi laiali mul pandud siia maasikate vahele. Vot nii. Täna hommikul on õues 7 kraadi ja päike juba kõrgel, kell on 7:30. Tulin vaatama, kas kassid on öösel mu peenrakese alles jätnud ongi. Oi, kus kõik hüüavad ja laulavad. Selline paks sudu oli täna hommikul. Ja maa on märg. Ärkab. Lähme vaatame. Mida ma teen? Kuivatan ingverit
nägin, et oli ilus kollane kuldne inger poes ja võtsin jälle ja paar tükki. Kenad, tugevad, mahlased. Viilutan ära, panen ahju kõrvale üles, unustan ära, kuivavad ilusti ära. Ja esimest korda nüüd proovin ka teha sellist peenemat, tükeldatud, et saab panna salatite sisse. Sest et kui ma hommikuti teen ju salati 2 päevaks umbes, siis tal on aega, et sealt uuesti välja imenduda. Ja see on üks imeline häkk jälle, mis mulle väga meeldib. Ei sõltu sellest, kas, mis, kus on, vaid võtad oma purgikesest ja paned keeva vee peale ja vau, või keedad. Tegin puhtaks nii palju, kui ära tuli ja läheb katse number 2. Nüüd panen primeri alla ja siis vaatame, mis edasi saab. Aprillikuu investeering kehatöösse on seotud sellega, et maa on piisavalt tahedaks saanud ja nii peale meie toredat rehvivahetuspäeva see investeering ka meieni jõudis. Seda armast hüppenööri pole meil olnud tõesti väga mitme dekaadi jooksul. Ehk siis neid ringe ümber päikese on kihutatud ilma hüppamata. Kuigi see on üks väga-väga tore ja imekasulik tegevus. Esimese katsega kehamälu andis 6 pööret. Nüüd algas võistlus iseendaga. Mitme minutini me jõuame ja millal? Raava soovitab. Võta välja või külapoest saime alla 2 euro minu arust oli. Umbes nii. See ei olnudki tähtis, sest et hüppenöör pidi tulema. Nii on. Naudi. Päike on veel nii kõrgel. Mina umbes oskan aru saada, mis see kell praegu on seal ajamasinas. Ehk siis ta loojub sinna. Ja loojub ta umbes 3,5 tunni pärast. Nii armas. Tere tulemast Kehakeele kooli. Oleme aprilli keskel ja saame õues alustada. Nii et vaatame, kuhu see saade meid täna viib. Põnev on, tore on, lõbus on. Teen täna täitsa esimest korda nüüd oma uut järgmist leiba, kus ei ole nüüd üldse süsivesikuid, kus on linaseemned, chiaseemned, seesamiseemned, kookoshelbed, päevalilleseemned, kõrvitsaseemneid mul hetkel ei olnud, muidu paneks neid ka. Oliivõli, maitseained. Panin sisse köömneid, panin sisse... mis ma panin? Kurkumit panin, pipart panin, soola panin, natukene panin soodat. Ja mitte selleks, et nad kerkiks, vaid lihtsalt mulle tundub, et ma tahan, et siin sees on ka tilk soodat. Ja vesi. Ja see on nüüd kõik siis kokku segatud. Linaseemned ja chiaseemned paisusid oma 15 minutit lihtsalt vee sees. Ma tegin praegu topelt koguse.
sest et ma tahan 2 plaadile, pool läheb ühele, pool läheb teisele. Sest et ma lähen linna ja võtan neid jälle kaasa endaga. Aga vaatame edasi. Tead, see on lihtsalt imeline, kui lihtne on tegelikult neid asju teha. Kui ta nüüd maitseb ka nii hästi, nagu ta praegu mulle juba maitseb, siis mu projekt süsivesikutest vabaks on lihtsam, kui ma ette oskasin kujutada. Sest ükskõik millise jahuga sa mökerdad, nii lihtsalt ei ole võimalik mitte ühtegi asja plaadi peale ajada kui seda. Kui keegi tahab jahusid saada, siis mul on siin purkides. Ega see oli nali. Ega ma ei anna sulle siis seda, mida ma ise ei taha. See läheb kanadele, kui nad ükskord koju jõuavad. Aga näed sa, nii ta siia laiali laotub kenasti. Nüüd ma lõikan talle tükid nagu valmis. Kõige lihtsama noaga mul igasuguseid imevahendeid ei ole. Ja ikka läbi oma tajumise, kus need tükid umbes on. Ja siis läheb ta ahju umbes 180 kraadi juurde, kui sa arvas tead. Mul järjekordselt on selline ahi, millel ei ole mingisuguseid kraade, nii et täitsa tunde pealt ma ta sinna panen. Ja umbes siis 30-40 minutit vastavalt siis sellele ahjule. Igal juhul ma olen väga excited, sest see tähendab seda, et elu on jälle lihtsam. Ja see, kui üks hea snäki krõbik endale panna autosse, kus mulle ikka meeldib, kas pähkleid krõbistada vahel. Nii teeme mõned väiksemad, eks ju. Ja see ju puhas protein. Nii et head nautimist saame soovida, eks ju. Vaatame siis umbes poole tunni pärast, mis siit välja tuleb. Issand, ma teen nad kõik väiksemaks, nad ei peagi olema ju nii suured. Ühe rea jätan suureks. Siin jätan 2. Okei. No nii. See leib sai mul valmis ja on täitsa hea, kas tead. Tuleb teha piisavalt õhuke, et ta ilusti krõbedaks küpseb, näed, see krõpsub, eks ju. Kui ta jääb liiga paks, see on natuke paksem, näed, see ei krõpsu. Siis tahab rohkem lihtsalt seda kuivatamist seal ahjus saada. Aga väga hea on. Yeah. Ma teen suga teise asja veel. Ma panen siia kaussi natuke kuuma vett, sest et ma panin siia 3 supilusikatäit kookosõli rasvana siis ma panen siia. Nii, kurkumit 3 supilusikatäit, siis panin pipart. Mul ei ole peenikest, ma kogu aeg jahvatan ise, nii et ma ketrasin teda, ütleme, et orienteeruvalt võiksin olla 0,5 kuni 1 teelusikatäis maksimum musta pipart ja siis 3 supilusikatäit ehk 3 võrdses osas kookosõli, kurkum ja mesi. Ja siis ma sulatan nad siin veevannis kokku, teen selle pasta ja panen siia purki. Ja see on selline asi, mida siis hommikul võtta teelusika otsaga ja sulatada suus ära. See on siis esimene asi, mis läheb sinu vereringesse, mis puhastab kõik plokid meie teelt. Nii, ootame, et see õli nüüd siin ilusti ära sulab, siis saab kokku segada.
ja näitan, kui ta purgis on. Nüüd hoopiski sulatasin selle mee siin purgis ja selle pasta sain siin kõik kokku segatud ja tõstangi selle siit siia ja segan sinna purki kokku, ei hakka panema puhtasse purki teise. Nii et panin juurde 4. lusikatäie nii kookosrasva kui kurkumit ja lisasin pipart ka, sest ma vaatasin, et mett on ka siin umbes nii palju, et siis on neil suhe sama, pool ja pool. Nüüd segame kokku. No näed sa nii täpselt mahtuski, et nüüd ma lihtsalt teda segan siin nii kaua, kuni ta on võimalikult ühtlane. Sest ta nüüd järjest hakkab hanguma, eks ju, tagasi. Kookosrasv hakkab hanguma. Mesi alles osaliselt sulab, on veel paksem. Aga et nad siis kõik ühinevad ilusti. Ja siis saab purgitäis seda pastat. Hommikul esimese asjana, ma näitan sulle, mis ma esimese asjana võtan. Mul seisab siin laua peal nelgitõmmis. Siia viskasin ühe ingveri tüki ka sisse. Siin on nüüd, näed, nelk on siin põhjas, eks ju. Ja see on lonks, võtan hommikul kõigepealt seda, see läheb siis sooltesse igasuguseid parasiitlikke kolooniaid välja saatma, mis iganes meil siin sees veel võib olla. Ja siis läheb järgi nüüd see pasta siis umbes selle teelusika 1/4, sellest piisab. Paned keele alla, sulab ära ja läheb, teeb oma töö. Puhastab siis kõik meie veresooned ja annab selle iga hommikuse restardi kehamasinale. Küsid, mida ma teen? See on puhas meditatsioon. Mis on meditatsioon? Meditatsioon on kohalolek, olemine. Ükskõik millises tegevuses. Meditatsioon ei tähenda seda, et sa istud lootusasendisse ja paned käed sülle või rinnale. See on üks vorm meditatsioonist. Meditatsioon on see, kui sa oled. Antud hetkel kurkumipasta meditatsioon. Näed, läheb juba päris ilusaks. Varsti ma lõpetan selle segamise ära ja jätan ta rahule ja selle limpsin puhtaks muidugi. Mina ei tahtnud. Aga ma limpsin puhtaks. Head enese eest hoolitsemist sulle ka. Näed, ikka tahan näidata sulle veel, nüüd on see konsistents ühtlane, kõik on segunenud. Ei ole mesi enam paksem, vaid kõik on üheks saanud. Väga, väga ilus, kuldne purgitäis. Tervist! No näed, armas, ja siin ta on see kuldne kurkumipasta siis. Mesi, kookosrasv, must pipar, kurkum. Väga huvitav päev on see. 17. aprill. See, kus me jagasime sinuga oma hommikusi unenäoseiklusi peale seda võimsat geotormi, mis meil oli siis G4, väga tugev, eks ju, kus see lihaskostüüm kaalus tonnide viisi lausa öösel.
raskust. Ja kui me tavaliselt oleme ärganud üsna vara, söönud ka kuidas kunagi, vahel kell 8, vahel kell 10 ja nii edasi, siis tänaseks meie esimene kombutša sai hommikul, või mis hommikul, see oli siis keskpäev, kui ma selle teeseenekese ette võtsin, isegi juba üle keskpäeva ja jõin ära esimese joogikese siis neid häid baktereid endasse. Aurutasin 3 muna, praegu kell hakkab saama 2:30. Ma olen suutnud süüa ära 2 ampsu eile värskelt tehtud seemne leivakest siis, 1 muna ja 2 ampsu salatit. Ja rohkem ei lähe mitte. Istun ja vaatan neid siin ja tõstan nad eemale, sellepärast et mu kõht on nii täis, et siia rohkem mitte midagi ei mahu. Isu on, kui ma neid mune vaatan praegu, mul isu on, sest nad on nii head ja nad on värsked ja nad isegi veel on leiged. Aga ma ei jaksa. Ja nii on. Kuulame oma keha. Täna on täiesti teistsugune päev, kui siiani on olnud. Kuhu ta meid edasi juhatab? See täna hommikune uni. Selle me oleme endale lahti kirjutanud. See oli väga lõbus, seal sai palju naerda ja seal oli mu käes uus raha. See uus raha, ma kirjeldan sulle seda ja see läheb praegu kuldajastu muinasjuttude alla. Jaa, mis nüüd saab? Me peame nüüd tibud välja tõstma. Nüüd laseme need tibukesed välja kõik, kes nüüd siin on ära kaarda. Pisikesed ära kaarda. Ära kaarda. Tibukesed olete. Hopsti, koju. Hopsti, koju. Hopsti. Tule. Hopsti. Koju. Ja sina oled kõige tuledam, sul on kõige väiksem ka. Oi, kui kerge sa oled. Lähme teiste juurde. Hops. Näed, see kellelgi on kõht lahti siin. Jaa. Esimesed tibud on kodus, võtan teised ka. Milgi siin on. Siin on 5 triibulist ja 3 pruuni. Vaata, millised nunnad. Miinukene praegu ei tule siia. Tulid küll sinu sünnipäevaks. Vaata, kui ilusad tutid neil on peas. Nendel mustadel on tutid peas, jaa. No, pisikesed. Jaa. Tulete ka. Oma koju. Hopsti, teine. Teine tibukene. Sina ka. Lenda. Mine. Lähme lahti. No ei taha, no. Aga hästi, kõik on hästi. Next. Hopsti. On niimoodi tahate mul süles olla või? Ta peame talle istuda või? On ju. Ma saan ka teile istuda. Joo. Võtame selle pruuni vahele või? Võtame selle pruuni vahele. Joo. Miinukene on nii endast väljas. Joo, tibukene. Joo, hopsti. Käsi on mul kakine. Joo. Hopsti. No. Ja veel 2. Kes need siin on? Kahekesi. Te olete täitsa nagu tuvikesed mul. Täitsa nagu tuvikesed. No, sina oled kõige kohe, on kõige suurem või? Hopsti. Vaata. Kastid saime ära. Joo. Joo, vaata kui tore. Tubli Miilo, jaa, tubli koer oled. Tubli poiss oled. Tubli, ja tibu harjub ära suga. Näe, viime tibule, panime toidutorni täis ja viime selle, paneme praegu siia. Või tõstame kohe ikkagi sisse. Sellepärast, et see on ikka mõeldud selleks, et ta mul siin sees oleks. Nii. No mis teie siin kahekesi olete peidus, mis te kardate? Tulge välja, tulge teised on väljas. Tule, ära karda. Tasa. Tule sina ka päikse kätte, Miilo tasa, tule välja, Tule välja. Tasakesi.
näe, kui tublid. näe, tibu. näe, tibu. näe, terakest. tubli koer, Miil oled, jaa. niimoodi tibu ei karda sind, jah. näe. tibu ei saa aru, mis toimub, neil on õues nii palju ruumi, päike paistab. avastate maailma nüüd, jaa. ei, sa ei pea nende pepusid pesema. no näe, kui tore. kõik ootamas neid, õrred ootamas. kõik kaunistused, redelid. ja neil on õues nii hea olla, vaata. juba otsivad siin igasugust asja, mida keegi leiab. sama kirju pilt nagu see maa siin. küll on punast tellist ja halli kivi ja no nüüd kullide eest oleme me küll nii hästi kamuflaažitud, et ai, kui ilusad tutid mustadel on assa. ma ei osanud ju oodatagi, mida ma tegelikult saan. ja mul olid juba triibulised kastis, kui ma nägin, et tal oli pruuni ka 3 tükki. ta ütles, tahad 3? ja vahetasime, võtsime 3 pruuni ka. vot selline Miilo sünnipäev meil. tore on see, et ta neid taga ei aja ja nemad teda ka ei karda, nii et. aga vaata, kus mustad hoiavad ikka omaette praegu 4 koos. no, sõbrunege ära. ma saan aru, et teid on eraldi hoitud. Te olete hinnalisemad ja tulge päikse kätte, tulge. no näe, aega läks ja avastasid, et sealt saab süüa. üks hakkas toksima ja järjest kõik leiavad tee tema juurde. oi, kui toredad olete. saate kõik sealt kätte, jaa. valvur. teine valvur. kolmas valvur. no sa julged ka lähemale tulla. nii, tibud püüdsin kõik ilusti kinni õuest ja panin tuppa ja leidsin ilusti täpselt siia auku istuva akna ukseks. nii et nad kõik veel nii aktiivsed, ei maga kuskil veel keegi. söövad ja joovad ja väga palju on joonud nüüd. ühe kausi juba jäid tühjaks ja panin neile suurema ette. ja endiselt söövad. nii et nende esimene öö nüüd kodus traadiga tõmbasin selle siia kinni, et ta ei kuku maha. ja saan ilusti naela otsast ta kätte. väga lihtne oli. nunnud, teie esimene öö kodus. magage siis ilusti, hommikul näeme. tublid tibud, jah. tublid tibud. no nii, meie esimene päev tõi meile uued kogemused. jaa, tibud on juba kõik toas. no vaata, kuidas me suumime siia sisse nüüd siis. Neile meeldib seal vasakul taganurgas kõige rohkem koos olla. ma panin kõik heinakoti sinna ilusti laiali neile, et siis neil on hea seal kobaras. aga nüüd nad tunnevad ennast juba siin majakeses nii hästi. et jalutavad ringi ja ei jookse enam kohe nurka, kui ma tulen ja
kui ma istun, siis nad tulevad välja, päeval käisid väljas ka natukene, päike paistis. Aga hommikul tõssin selle aknakese eest ära ja tõssin kõrvale ja klirdi oli mul kõik klaasikillud siin, miljon klaasikildu, mis ma siis ära korjasin. Ja siis ma panin nüüd siia võrgu ette. Ja et kui vihmatormi tuleb, panin ka selle katte siia ette, et ülevalt ei sajaks neile otse sisse. Et siis ma saan ka selle tulla siit alla tõmmata. Niimoodi on praegu täitsa tore majakene ja Sulile väga meeldib käia neid vaatamas ja tublikesed, olete tublikesed ja. Mul on siin üks mutipüüdja, Miilo. Ja kes ei ole mutti näinud lähedalt, ma võin näidata, ära hüppa mu peale tasa. Ma näitan lastele mutti. Niisukene suur paks poiss või tüdruk, ma ei tea. Aga tasa. Ta tahab teda solgutada, ta tahab teda visata ja nätsutada. Näed, suu on lahti. Nüüd sai südamerabanduse, ma arvan. Oi, võttis ära mu käest praegu. Kuhu sa taga lähed? Vot on mul. Ma just lõhkusin laiali umbes 25 mutihunnikut ja külvasin sinna keerispea seemneid. Ära palun. Kuuled, poiss või? Ära tee, sa ei ole kass. Lase lahti. Anna, ma viskan ta ära kisu. Ta on surnud, aitab. Hulluks läheb täiega. Müüri sees sain mustsõstrad ka lõigatud. Siin olid nii vanad ja kuivanud, nii et enamus tuli ära lõigata. Aga neil on nüüd jõud ehk mulle mõni mammu anda. Nii, ja lähme vaatame, mis meie Tibula teeb. Miilo, sa tõid ära selle muti või? Sa oled pätu. Mida sa taga teed? Sa ju ei söö teda. Sa valvad või? Ära palun tee. Ära tee. Valva. Ta ei jookse kuskil. Teda küll. Vähemalt ma ei musita teda enam. Tipsud. Tipsud on kõik sees või? Kõik mämmite või? Jaa. Oi, 2 tüdrukut on õppinud juba õrre peale hüppama. Kui tublid tüdrukud te olete. Jaa. Mis ma saan? Ja jalutate seal külas, no muidugi. Nüüd ta kiunub meil seal teisel pool. Ma jätan praegu teil veel lahti. Mis siis, et see ajab üksi? Nad ikka on väikesed, nad ikka hoiavad ennast rohkem sees. Kui mina tulen, siis tulevad välja. Joo, psikised. Kuule, mutivalvur. Kõike ka korraga ei saa. Mine välja. No näed, selleks meil ongi see pesakene siin tehtud, sest õues läks nii külmaks ja nad on veel nii väikesed, et mina ei saanud neid jätta sinna niiskesse ja külma, tõin nad tuppa ära praegu. Las lähevad need öökülmad veel mööda meist ja siis saavad tagasi õue, sest nad niikuinii õues praegu ei käinud. Nad olid kõik kobaras seal majakeses.
ja nüüd nad on siin. ja kõik hästi, kõik hästi. ja sina ei pea ka närvitsema, kallis väike värviline. tasa, tasa, tasa. kõik on hästi. täna saab öelda, et päike ajas mind üles, sest ta paistis mulle täpselt silma voodisse. kell on 7 ja ta on juba nii kõrgel. maa on valge kohati. suust tuleb tassu. ma alles nägin und. aga üle mitme päeva on meil sinine taevas, nii tore, nii tore. kuigi on külm, praegu on telefon näitab 1, aga maa on kohati valge ja näed sa, kui tore. õues oligi öökülm ja teil siin nii hea olla, on nii. pisikesed tibukesed olete alles. täiega ja noki. ja tõin õuest jäävett teile ja täitsa värske jäävesi. külm, tulete kõik minuga rääkima, jah? tulete minuga rääkima, jah? joo, sina oled minu kõige julgem tibu. kõige suurem ka. keskpäev on käes ja tibul on siin ka jahekas, on kõik siin ilusti tudumas hunnikus. tubli tibu magab ja üks on üksinda üleval kapi peal. nunnukesed. näed, te olete siin korralikult jälle söönud. rosinavee jõid ära kõik. ohoh. no nii. ju siis maitses. see ei ole vihm, vaid see on lumi. täiega lumi. kõike antakse meile jälle vaheldumisi.
aastake hakkab täis saama. ja nüüd on poisid nii toredateks sõpradeks saanud, müravad ja mängivad. kaelistavad, pesevad, maadlevad, norivad. on nii hea. nii tore, suur venna on sul, panter, joo. on tore, suur venna. Päike paistab ja nii mõnna. Joo. üks peotäis omale. kasvumajast sain peterselli, sibulat ja kasvumaja kõrvalt väikest naati ja suur peotäis tibudele. omale lähen korjan natuke veel maja eest, siit saab väiksemaid naadipoisse ja väiksemaid võllilepoisse siia juurde. näed, ja nüüd peab jälle õppima peab, kuidas sellega. mida sellega? sina tahad aga minu juurde tulla jälle. sest ega nad ei ole ju sellist asja veel saanud. alguses vaatasid. mõni hakkab proovima vaikselt. ja see on teile mämm. just, värske mämm. Pole mul siin peos praegu midagi. sa arvasid, et on otsa pisikene. kuti, sinule meeldib, kui ma teen kuti. Pole midagi. ai, sa võtsid näpu otsast tõttu. aga kes lehti hakkab nokkima? näe vaata, see on sulle. näe, ma teen selle sulle ja hakka seda sööma. jaa, vot nii. jaa, see on söömiseks. ei lähe välja kuskile. näe, õpi sööma. no õpi sööma. jaa, võta. no võta, just niimoodi, vähehaaval, jaa. ai, see olen mina, tobujuss. ai ärge mind nokkige, palun. vot nii, võta see ja kõigile jätkub seal. sina ka mine vaata, mis teised saavad. siit ka, jah. ühest topsis ühte, teisest topsis teist. panin eraldi, et näha, kumba eelistavad tegelikult. täna hommikuse tee annab meile üks värske kõrvenõgese beebi. ja salatisse küsisid, mida ma panin näiteks täna. lisan siia nüüd veel selle 2 kiivit, aga siin on üks osa värsket kapsast, kõige suurem osa. siis oli peotäis rediseid. siis on 2 avokaadot, kõik see roheline, mis ma sulle näitasin. ja nüüd lisan selle ka siia. soolakurgi vett natukene ja tilkoliivõli. vot selline salat tuli täna. ja paprika on ka natukene siin ja värsket kurki sai ka natukene. just. ja nüüd see tõmbab ilusti kollaseks.
ja noh, ärkamisest on juba praegu üle 3 tunni möödas kindlasti. Ärgates ikka joon selle soodasoola vee, vesinikvee siis, et viiks aga kaugemale, et aitaks neid rakupõisse avada ja happesust maha tõmmata. Mida see teeb? See võtab kõik põletikud ära meie kehast, eks ju. Siis oli mul see kõige esimene lonks on see nelgivesi, juba näitasin sulle ka üks päev. Näitan uuesti, vahepeal tegin uue tõmmise. Nii ta siin on, näed. Segame, näed sa põhjast natukene. Siit lonksan. Ja siis on see kurkumipasta ja niimoodi kaovad ära kõik võimalikud põletiku tekitajad, kõik need kolooniad, kes tahavad toituda veel nendest asjadest, mida nad leiavad ja erinevad aistingud siis annavad kehast sellest tunda meile, eks ju. Nii et kui sul on hommikul kuskilt mingisuguseid raginaid või valusid või proovi, võib-olla aitavad sind ka. Minu juurde on nad tulnud ja juhatatud ja nii ma neid siin võtan ja teen ja võib-olla isegi igat asja iga päev ei teegi täpselt nii, nagu see tunne ütleb, nii ka teen. Sellest kausitäiest jätkub mulle umbes 2 päeva. Sa näed, mida see ilm teeb, jah? Meil on nüüd siin tohutu rahe ja lumesegu torm. No selline torm vaatasin aknast välja, et õudusruudus. Kassid jooksid ruttu tuppa, aga tiiger on kuskil. Tiigripoiss! 2 minutit hiljem. Ainult jäljed on murul. Tuul vaibus. Pilved hajuvad. Näed, lähevad sinna. Ja sinine taevas tuleb tagasi. Muutustega kohanemine. Tubli pane. Ära ole minu lees. Tubli oled, ära ole minu lees, jah. Meil oli siin pikemaaegne vestlus selle puujuurikaga. Mis tema töö on ja... Ära ole minu lees pane. Oi. See on lõbus värvilaul. Võta ära, jah. Muidugi võta ära. Kõik võta ära. Mul hakkab pala. Teie tahab süüa. Ei. Vaata, kui ilusti kõik tulevad. Oi, kui tublid. Milo, sina oled ka tubli poiss. Sinul ei ole seda vaja. Teil saab kõik otsa. Meil saab kõik otsa varsti, jah. Teised ei saa. Istu. On pehme Frans või? Hästi pehme siidine on ju. Jaa, siidine. Täna on nii ansad Ära kaela. sassi aja, jah, pane ühtepidi niimoodi. Nad tahaks nendele anda süüa. Tahad anda süüa või? Tahaks nendele anda süüa. Tahaks neid kibinaid. Nad on nendele anda Ma on minu süüa. kõige julgem. Kibinaid. No teiselt poolt peab võtma. Terad on need. Ka nüüd on ka kellad. No aga mis sa teed? Nii. Tahad, et ta tuleb nokkima või? Tahad või? No, tule. Ära korda. No jälle võtab esimesena sõrmust, tahavad kätte saada. Toksib. Aja.
võttis kinni näpust ja vahepeal võtab nahast pakutud. Näpistas või? Näpistab ja. Teine hakkas näpistama. Nokaga võtavad ja? Nokaga võtab. Proovi, pane omal peo peale. No, pane ka siit. Miilot võttis nina praegu. No. Ei. Ei, lahe on. Ei ole. Ei ole. Ei ole valus. Pissi ei ole Ei valus. ole. Tahad ka, Frans või? Tahad ka anda veel või? Tahab viskata. No Tahad viska. visata või? No viska neile. Jah, viska neile. Viska veel. Ära siiapoole aeda viska. Ja voot nii, tuuflis kiirpuud. Tahaks veel seda. Näed sa, armas, võtsin ise ka ette selle mineraalse hambatableti, hambapesu, hambapasta tableti. Ja on selline põnev tablett tegelikult ja täitsa soovitan, sest et see on tõesti mineraliseeritud nüüd, et sulle jääbki see mineraalne keskkond, mis hakkab siis su hambaemaili hoidma, kaitsma, võib-olla ka siis taastama. Närin ta suus katki, ta hakkab vahutama, mulisema, mitte vahutama nagu hambapasta, vaid mulisema nii nagu ta on puhta koostisega, 99% naturaalsed koostisosad, nagu sa näed. Lihtsalt närid ta katki ja hakkad harjama ja pärast jääb imeliselt siidine ja pehme suu. Alla ei ole vaja teda neelata, loputad ja ongi su suu puhas. Vot, ja selle ma leidsin siis biomarketist, jah. Ma ei tellinud praegu, vaid läksin kohale ja ostsin. Ta oli ligi 15 € vist. Ja siin on meil siis sees 120 tabletti, ehk kui iga päev hambaid pesta, siis jätkub teda tervelt 4 kuuks. Ja neid peaks saama ka täita. Kõik laulab ümberringi. Rohi on nii pehme juba ja nii märg. Ja päike on nii kõrgel. Imelist päeva. Mine välja ja maanda ennast. Paneme kokku sulle selle kiirelt läinud aprillikuu kroonika. Vaata, moonid tulevad nagu mets. Jasmiin on lehtes. Meil on siin külm, alati läheb kõik hiljem kui teistel. Ja ikka tundub, et juba. Sest juba sai tehtud see esimene niitmine. Suur töö selle armsa sõbrakesega. Sai niidetud kogu see maja esine ala saunani ja siit tee kasvumajani ja selle esine korralik jõusaal.
juba on aprilli viimane päev. Kuhu kadusid need 4 kuud sellest 2025. aastast. Veel ei saa aru, sest aprill on minu jaoks läinud kõige kiiremini kuidagi. Lillekesed tulevad. Ja homme on 1. mai. Olid täna öövalvur meil või? Olid öövalvur ju. Minu kõige suurem poiss. See väike pantrikene. Sealt Hispaania mägedest. On meil juba 3,5-aastane. Oled ju. Nii